Oleme KFTV-ga tulnud PP-le ja minu ees on 3 noormeest. Tere, mis on teie nimed ja kust te pärit olete? Tervist, mina olen Siim, tulen Jõgevalt ja minu hobiks on meelhakkumine. Edasi, mina olen Koit, ma olen kristlik maatavastaja ja tulen Raplast ja ka Kohilast. Tere, mina olen Mattias, tulen Kohilast ja hetkel olen tudeng. Väga tore. Kas te olete esimest korda PP-l või on see juba teie 10., 20., 15. kord? No ikka mäletan neid aastaid, see on paarkümmend tagasi, kui sai käidud, siin oli teine aeg oli täiesti, et no muidugi mind ei olnud veel, aga minul on 4. kord ja 5. kord, ma arvan, jah. Ma kusjuures mõtlesin selle peale täna hommikul ja vähemalt 7. kord on. Nii et vana kala. ja minul nüüd täitub see aasta 5. kord PP-l. Väike juubel siis, jah? Mõtlesin nüüd sõppedega tähistama täna õhtul, et või nagu, et 5. aasta ju ikka juubeli aasta ja. On küll täitsa kohe juubel. Aga nüüd, et siis vaatajad saaksid natuke teist ka rohkem aru, siis ma küsiks, et kui te saaksite ennast ühe juurviljaga samastada, siis mis oleks ja miks? Kindlasti oleks porgand, kuna porgand on esiteks siuke ilusa tooniga, ilus värv ja samas on ka ta tugev ja siuke ei ole paindlik, et ta on siuke kindlasuunaline, nagu täpselt nagu mina. Väga sportlik niimoodi läheb üles poole, niimoodi läheb suuremaks, laiemaks. Nii palju, et teil on umbes samasugused juuksed ka. Tegelikult ma tahtsin ka öelda ka porgand soengu pärast just, et mitte küll nagu hetkel, aga et mõlemal on juuksed, et ma muu juurilega väga ei seostanud, et kartu oleks natuke liiga halb võib-olla. Okei, mina arvan, et mina olen kapsas. Nagu seda kahel põhjusel, et kapsas on nagu mitmekihiline, et ma olen ka mitmekihiline. Ja see ka, et teine põhjus on see, et kui ma liiga palju õpin, siis mul nagu aju läheb kapsaks. Teil on väga hästi oskate samastada juurviljad, see on väga hea. Ma loodan, et te sööte ka neid juurvilju, need on väga head. Palju. Loomulikult. Okei, aga küsiks ka, et mis on hetkel teie kõige säravam mõte, mida te olete siit PP-l kaasa võtnud? Võib-olla ka juba tänasest õhtust midagi? Ma natuke mõtlen veel. Ma arvan, et minu jaoks on nagu see mõte jäi nagu mis Allan Kroll rääkis, et meie sees on 2 erinevat koera, üks on hea koer, teine on halb koer ja siis ellu jääb see, keda me rohkem toidame. Et kristlasena me peame vaatama, millest me toitume. Kapsast näiteks. Või porgandist. Ma arvan, et ma ei tea, kas ongi just mingit spetsiaalset, mingit sellist just nagu otseselt PP-lt tulnud, aga on nagu kuidagi suunanud nagu lugema piiblit rohkem ja see on nagu vaadata positiivne. Ja ikka alatasa juhtub niimoodi, et oleme sõpradega või kristlastega koos ja siis ikka kisub sinna poole, et me teeme halba huumorit, teeme haiget kellelegi ja just lugesin Johannese 13:35 või 15:35, kumbki nendest, et pead ei anna. Aga on, et armasta üksteist, et selle järgi tuntakse ära, et te olete oma jüngrid. Umbes niimoodi sõnastus. Ja ma arvan, et see on nagu hea meeletoetus meile, et kui me oleme kristlased, siis see on nagu siuke, must be või ma ei tea, kuidas öelda, et see on nagu iga päev meelde tuletada endale, et me elame Jumalale ja see peaks välja paistma sellest, kuidas me üksteist armastame. Et ma arvan, et see on kindlasti üks eredam punkt. Ma arvan, ma samastuksin mõlemaga, Mati mu kahe sõbraga, Matise Koiduga, et oligi, et keda me toidame, et kas on hea pool, see 2 poolt on meil, et hea pool ja halb pool. Ja et see innustaski mindki nagu rohkem nagu pühendama oma aega sellele ja et kas nagu tean, et mul ei ole mitte lihtsalt sõbrad ja siis see panigi mõtlema, et kuidas ma oma aega kasutan ja millele ma oma panustan.
väga head mõtted on tulnud kaasa. Aga kuna meil on hetkel Eestis ka see teema, et poistebändid on suht popid ja üldse nagu laulmine on päris popp, siis võib-olla nagu meie vaatajatele te teeksite ka ühe boybändi loo, ma annan teile oma mikri ka lausa, et siis teil on nagu võimsam hääl. Tahaksin öelda, et seda hetke me oleme tegelikult juba päris pikalt oodanud, peaks mainima. Ja followige kindlasti Siim Tolmuski Instagrami, Siim Tolmusk. ja võite ka leida ta võib-olla hashtag streetworkout, et see on nagu põhiline, sealt võite leida Siim Tolmusk. Mis me laulame, kas... Võtame vana lemmiklaulu, meie ühislaulu. Pead lähemale ainult panema. Okei, jah. Laulame siis meie lemmik laul, mis viis meid kokku võib öelda. Siimu Õmni, et sa liitu siis, sa võib-olla ei tea, aga sa võib-olla tee mingeid liigutusi või midagi. Jah, beatboxi. Hakkab jälle, tee beatboxi. Siis kui peigmees tuuleb pulmapidule, oma liikmed kogub kroonimisele. Iga pulmaline ilgvad riided saab, kes ta kutse peale ennast valmistab. Valmistagem armsad vennad õed, valmistagem armsad vennad õed, et me peiu vastu võime julgelt astu sinna, kus meid kroonivad ta käed. Täname ja võite näha võib-olla baptisti suvepäevadel kindlasti meie koosseisu, et oleme juba tõusvad tähed, ma arvan. Ehk siis Tartus sel aastal? Ilmselt küll. Reklaamite juba oma esimese debüütalbumi? Jah, et see pidavat suur tulema. Väga hea, aga see oli KFTV ja me oleme Peepel. Väga hea, poisid.